Täna jälgime harilikku hipsterit tema tavapärases keskkonnas. Pingelises tööhommikust pisut räsitud istub meie kangelane õõdusas kalamaja kohvikus nautima oma saaki. Ühes käes tass Rootsis röstitud kvaliteetkohvi, teises parimate pressifotode kogumik aastatest 1930 kuni 80. Praegu saab ta rahulikult võtta, sest kiiret pole kuhugi. Ühtäkki ilmub vaatevälja oht. Helisev mobiiltelefon. Klient ründab. Hipster küll pareerib, kuid lõpuks ei jää muud üle, kui tuleb hommikusel võttel salvestatud materjal kohe teele panna. Niisiis avab vaadeldav isend rüperaali ja proovib ühenduda kohvikus pakutava nähtamatu maiuspalaga, viimastel aastatel lausa inimõiguseks peetava traadita internetiga. Aga mis nüüd? Tundub, et midagi on valesti. Jah, päriselt. Läbirääkimised teenindajaga ei vii kuskile, sest makseterminal töötab ilusti ja arved vajavad tasumist. Ruuterit restartida ei õnnestu niipea. Väiksemates kohtades on traadita võrk lahendatud umbes samamoodi nagu enamikel meist koduski. Teenusepakkuja ruuter teeb kõike. Paraku kipub vähegi suurem seadmete arv talle üle jõu käima. Kui ruuterile lisada wifi kuumkoht eraldi seadmega, teeb see elu juba omajagu kergemaks. Lisaseadme paigaldamine on aga keeruline, sest nõuab tehnilisi oskusi. Aga spetsialistid räägivad sageli nii keeruliste sõnadega, et normaalsele inimesele kõlab see nagu hiina keel. Nüüd on aga Eesti turule jõudnud Cisco tootesari nimega Meraki Go. Selle seadistamine ja töös hoidmine on ülimalt lihtne, eelkõige just tehnika kaugele kasutajale. Karbis on kõik vajalik. Seade ise, lühike kasutusjuhend, toiteblokk, võrgukaabel ja isegi šabloon, mille abil saab seinale riputamise kruvid täpselt õigesse kohta paigutada. Seadistamise juures on kõige keerulisem ja aeganõudvam ilmselt kogu ahela esimene samm, Cisco konto loomine. Kohustuslikke välju, mida täita, on mitu, aga raketiteadust siin siiski ei ole. Kui konto loodud ja sisse logitud, tuleb järgmise asjana Meraki Go mobiilirakenduses seadistada võrk. Neid saab luua kas või mitu tükki. Üks ilmaparoolita võrk külalistele, mis ainult avalikku internetti laseb. Teine oma töötajatele, kus pääseb ligi ka näiteks printerile või failiserverile. Pärast võrgu seadistamist on sul vaja ainult veel QR-koodi abil seadmed oma kasutajaga siduda ja siis polegi enam muud kui 2 kaablit külge, ühes internet, teises elekter ja Cisco pilv teeb ülejäänud seadistuse sinu eest. Testisime, kas Meraki Go Access Point ka päriselt ühenduse stabiilsemaks teeb. Selleks ühendusime kõigepealt hulgaliste seadmetega ühe kohaliku teenusepakkuja ruuteri Wi-Fisse ja andsime tuld. Koormamiseks striimisime 4K videoid, panime käima videokõne ja laadisime torrentiga alla ühe küberturbekonverentsi tasuta jagatavat videosisu. Juba 7. seadmega muutus võrku liitumine hirmus aeglaseks, peaaegu võimatuks. Lisaks jättis ühendus iga natukese aja tagant lööke vahele. Ping, kontroll kui kiiresti mõni lähedal asuv server vastab, oli katset alustades alla 10 millisekundi. Koormuse tipphetkedel pidi vastust ootama kohati üle 4 sekundi, kui see üldse kohale jõudis. Alla 400 millisekundi see enam naljalt ei langenudki. Siinkohal demonstreerime, kui oluline võib olla 400 millisekundit. HP väidab, et EliteBook 1040 G5 on suurepärane seade modernse ajastu inimesele, kelle töö füüsiline asukoht on muutuva loomuga. Niisiis, teenusepakkuja ruuter jäi hätta juba 7 suurt koormust tekitava seadme juures. Kas Meraki Go Access Point tegi asja paremaks? Jah, ühendus oli oluliselt stabiilsem, kõik seadmed said kiirelt ühenduse, viide ei läinud kordagi üle 200 millisekundi ja püsis enamjaolt alla 3. Miskipärast ei õnnestunud ühegi seadmega küll võrgu tippkiirust saavutada, aga see võis olla Meraki poolt kaval viis ennast ja kasutajat ülekoormuse eest kaitsta. Suuremate ruumide katmiseks on 2 varianti, kaabliga või ilma. Mõlemal juhul piisab äpiga QR-koodi lugemisest täiendavalt seadmelt, mispeale see ühendub esimese kuumkoha levipiirkonnas maagiliselt Cisco võrguga ja hakkab sinu varem seadistatud Wi-Fit jagama. Kaablist internetti ammutades on kiirust lihtsalt mõnevõrra rohkem.
Lisaks seadistamisele saab Meraki Go äpist ka jälgida, millega kliendid võrgus peamiselt tegelevad. Eraldi tuuakse välja muuhulgas YouTube, iCloud, Facebook, OneDrive, Skype ja paljud teised. Statistika põhjal saab mõne näpuliigutusega piiranguid seadistada. Näiteks, kui sul on palju Twitteri kasutajaid, aga mõni üksik tõmbab video vaatamisega neil liini umbe, võib videoliiklusele eraldatavat võrguressurssi kärpida või hoopis kõigile seadmetele maksimumkiiruse seadistada. Seejuures on kõik piirangud võrgupõhised. Töötajatele ühed, klientidele teised reeglid. No et arve kunagi printerisse saatmata ei jääks, kui mõni kunde parasjagu videokõnet peab. Kuna kõik toimub mobiilirakenduses, ei pea võrguseadistuste muutmiseks isegi koha peal viibima. Kõiki äpi ja seadmete võimalusi saab kasutada igal pool, kus vaid internet kättesaadav on. Lisaks on tootja hetkel üsna aktiivselt uusi võimalusi lisamas, nii et paari kuu pärast võib pilt juba veelgi rikkalikum olla. Kui näiteks Wi-Fi tugijaam miskipärast internetiühenduse kaotab, tuleb kontoga seotud e-posti aadressile selle kohta automaatselt teavitus. Nii on võrgu haldajal võimalik ka eemal olles reageerida. Hipster avab rüperaali ja ühendub kohalikku traadita võrku. Materjali üleslaadimine sujub viperusteta ning meie loo kangelane saab jätkata oma saagi kallal maiustamist. Kohv ergutab, raamat inspireerib ja internet töötab. Nii nagu peab. Kokkuvõtvalt on Meraki Go peamised eelised konkurentide ees järgmised. See on stabiilne. Seda on lihtne seadistada ja laiendada. See on äpiga kaugelt hallatav, saab hallata ka erinevaid kliente. Uuendusi tuleb pidevalt ja tihti, nii et eeliste nimekiri võib iga hetk täieneda. Kaamera käib. Miks sa ei kuula nii? Ja üleüldse, miks sa mulle näppu irvitad niimoodi? Hoia, kas sul enesetalitsus võimet absoluutselt? Sina maksad arve pärast, lähed mujal. Sina sub see haibi arvati maailma juhtu.